Mulle meeldib näiteks, mida Aristoteles õpetas. Aristoteles ütles, et õnn neid tulevad harjutades või mõnel muul viisil, et kui inimene iga päev loeb, siis hakkab tarkus külge. Kui inimene käib jõusaalis, siis muskel kasvab ja kui inimene ikkagi endaga teeb tööd, siis elu läheb paremaks. Teine niisugune võib-olla tarkusetera on see, et lootust ei tohi kunagi kaotada. Kui ei saa ühel viisil, saab alati ehk ka teisel viisil. Et unistuste suunas ikka tasub liikuda, võib-olla ka mitte alati kramplikult kinni jääda, aga kui on võimalik ikka proovida. Ma toon sellise näite, et kui me tahtsime kohtuda Rootsi suursaadikuga ja Rooma paavstiga või näha teda, siis me lõppisime Rootsi hümni ära ja olimegi Rootsi saatkonnas ja pärast ka Rootsi televisioonis. Või kui me tahtsime, et poisid saaksid paavstile laulda, siis me tegime selle Vatikani hümni omale selgeks õpetaja Kaja Posti abiga. Laulsime sisse Toomkirikus, saatsime Vatikani ja Püha Tooli saatkonda Vilniuses ja Toomkool sai kutse ja mõned teised koolid ka võib-olla selle tõttu kergemalt, et ikkagi, et oli võimalik paavsti näha. Ehk siis unistusi ikkagi nende suunas tasub liikuda ja mis on nagu veel võib-olla, et kui läheb midagi valesti, siis tasub ka öelda palu vabandust ja Forti et fideli nil difficile, see on üks minu enda lipukiri, et vaprale ustavale pole miski võimatu ja et elus läheb ikka nii, et kui sa annad ennast parima, siis kõige kehvemini minna ei saa.